Kurdid on taas tähelepanu keskpunktis pärast seda, kui USA president Trump kritiseeris seda vähemusgruppi Ameerika relvade võtmise eest, mis olid mõeldud Iraani rahvale. Trump ütles, tsiteerin, me arvasime, et kurdid annavad neile relvi, aga kurdid valmistasid meile pettumuse. Kurdid ainult võtavad. Ma olen kurdides väga pettunud. Siiski hoolimata Trumpi avalikust pahameelest kurdide suhtes, kuna nad ei aidanud kohaliku ülestõusuga, väidab uus Jerusalem Posti raport, et president ise pani tegelikult ülestõusu ideele veto. Samal ajal on Iraagi Kurdistani peaminister Masroor Barzani just kohtunud president Erdoganiga Istanbulis. Ja tuletame meelde, et Türgi suhe kurdidega on palju valikulisem ja strateegilisem, kui see sageli paistab. Meiega liitub arutlema Entifad Khanbar, endine Iraagi peaministri asetäitja, pressiesindaja ja kurdi kaitsetegevusnõukogu esimees Washingtonis. Entifad, mida arvata sellest jätkuvast avalikust vaidlusest, kus president Trump kurde kritiseerib? Kuidas kurdi rühmitused seda tõlgendavad? Aitäh, Nicole, et tõid selle väga olulise teema üles. Ma arvan, et I24 News ingliskeelne kanal oleks parim koht selle käsitlemiseks, sest te järgite tõde ja uurite kõike neutraalselt ning õiglaselt. Ma arvan, et mina elan siin Washingtonis. Sina elad tuhandete kilomeetrite kaugusel Iisraelis. Ja mina olen siin Washingtonis. Ma ei suutnud kunagi aru saada, kuhu need relvad läksid ja kellele need toimetati. Kui ta ütleb, et relvad anti kurdidele, Nicole, siis see on nagu öelda, et relvad anti araablastele. Millistele araablastele? Millisele Araabia riigile? Kurdid on Iraagis, nad sajatavad Iraani. Isegi Iraagis on mitu kurdi parteid, vähemalt 2 peamist kurdi parteid. Seal on mitu kurdi parteid, iraanlased, kes on Iraagis ja kellel on Iraagis baasid. Oleks kasulikum, kui me teaksime, kellele see üle anti. Ma tean peast, et mõned meediakanalid kuuluvad Pukile. Rivaal KDP-le Erbilis, juhib valitsust Erbilis, süüdistatakse relvade toimetamises Erbili. Sellel pole mingit mõtet. KDP ja Kurdistani ning Erbili kurdi valitsus eitasid, et nad oleksid relvi saanud. Miks nad peaksid relvi varjama, kui nad need said? Miks nad peaksid need vastu võtma? Neil pole neid vaja. Nad ei teeks seda. Nii et tegelikult arvan, et vastus võib olla härra Baraki kätes, sest tema on see, kes on koha peal. Tema on see, kes edastab sõnumeid otse presidendilt kurdidele ja Türgile. Me teame, et president Trump ise ütles, et ta oli selle idee vastu. Me teame, et härra Erdogan, president Erdogan oli selle idee vastu, sest on olemas mõned PKK elemendid, kes võiksid neid relvi terroristidena kasutada ja terroriseerida nii kurde kui ka Türgit. Nii et see on väga mitmetähenduslik küsimus ja ma soovin, et me kuuleksime rohkem selgitusi. Nicole, ma võin ka lisada, et kurdi korrespondent Washingtonis, kurdi meedia korrespondent Washingtonis küsis välisminister Rubio käest relvade kohta. Ja välisminister Rubio andis vastuse, mis polnud tegelikult vastus. Ta ei täpsustanud seda. Nii et ma ei ole kindel, kas presidentile anti valeteavet või eksitavat infot või ma ei tea, kuhu need relvad läksid. Aga ma võin teile kinnitada, et Erbilis asuv Kurdistani valitsus ei tea neist relvadest midagi ega ole neid saanud. Kuidas tegutsevad kurdi juhid praegu diplomaatilisel rindel? Kas see kohtumine Erdogani ja Barzani vahel viitab millelegi kurdi juhtide diplomaatilistes pingutustes? Geograafia on oluline. Erinevalt Iisraelist, kus teil on 100 miile rannajoont, mis annab ühenduse välismaailmaga, on Kurdistan maismaaga ümbritsetud piirkond. Nii et kui sa oled Kurdistanis, Iraagis ja sul on valitsus ning 6 miljonit inimest, keda toita ja kelle heaolu eest hoolitseda. Sul peab olema suhe Türgiga, sest Türgi on nende ainus väljapääs välismaailma, Nicole. Nende naftatoru läbi Pürgit ja Ihani sadamat, et eksportida naftat. Nende kaubandus käib edasi-tagasi läbi Türgi. Ja Türgi on ainus tee, sest tead ju, Iraagi Kurdistan on ümbritsetud Türgist. Iraaniga on võimatu asju ajada. Ja Süüria, nagu sa tead, on samuti rahutu koht.
nii et ainus väljapääs Iraagi kurdidele on Türgi. Samuti on Ankaral ja Erbilil vastastikune arusaam, et neil on üks ühine vaenlane, kelleks on PKK. Nad on terroristlik, marksistlik rühmitus ning nad on terroriseerinud kurde nii Kurdistanis kui ka Türgis. Seega on olemas ühised seisukohad, hoolimata sellest, et tõenäoliselt on mõned ajaloolised erinevused, kuid siiski on olemas ühised seisukohad. Ja ma tõesti kiidan Barzani perekonna meisterlikku diplomaatilist oskust, millega nad suutsid hallata seda kriitilist suhet Türgiga, nii et see teenib nende enda rahva huve. Kohas, nagu ma ütlesin, Nicole, ilma merepiirita. Intifad, kui USA president tulevikus taas kurdide abi palub, kas kurdid on endiselt valmis seda Washingtonile andma või kas järgmisel korral on juba kõhklusi? No Nicole, las ma selgitan sulle seda, see on suurepärane küsimus. Kurdistani valitsus ei ole mägedes tegutsev mässuliste rühmitus. Nüüd on nad poolsuveräänne valitsus. Sa ei saa lihtsalt telefoni võtta ja helistada ühelegi valitsusele maailmas, kaasa arvatud Iisraeli valitsusele või ükskõik millisele teisele valitsusele ja paluda neil kaklusesse sekkuda. Neil on Iraaniga 100 miile piiri ja neil pole isegi kaitset droonide või rakettide vastu. Neil puudub igasugune õhukaitse. Seega peab Kurdistani valitsus selle küsimusega väga ettevaatlikult tegelema, sest nemad on juba olnud enim pommitatud koht Iraagi relvarühmituste, Iraani käsilaste ja Iraani enda poolt. Kurdistanile on seni tehtud üle 800 rünnaku. Pean ka ütlema, et oleme tänulikud Ameerika Ühendriikidele ja president Trumpile Kurdistani kaitsmise eest nende F-16D ja õhutõrjerakettidega. Aga ilma ameeriklaste kaitseta pole kurdidel mingit jõudu end Iraani rünnakute eest kaitsta. Seega peavad nad igasugusele tulevasele konfliktile või rivaalitsemisele Iraaniga väga ettevaatlikult lähenema, sest nad riskivad 6 miljoni oma inimese eluga pommitamiste tõttu, nagu oleme näinud, ja see oleks võinud olla palju hullem. Intifad Khanbar, väga huvitav ülevaade erinevatest kurdi parteidest, mida praegu näeme. Aitäh, et olite täna meiega i24 News Englishis. Aitäh!